Riigi vaates peaks ju kõik hästi olema. Võrreldes 2024. aastaga korjati eelmisel 2025. aastal liikluseeskirja rikkujatele üle 50% enam trahve. 2024. aastal 22,52 miljonit eurot ja aastal 2025 33,74 miljonit. Kas see tähendab, et liiklusrikkumiste arv on sedavõrd suurenenud? Ennekõike on suurepärane uudis see, et eelmine aasta liiklusohutuse vallas oli ju kõige parem aasta tegelikult vaba Eesti ajal üldsegi. Et meil hukkus rekord vähe inimesi, meil sai vigastada väga vähe inimesi võrreldes siis aasta taguse ajaga. Ja see on väga positiivne. See, et nüüd neid trahvisummad on suuremaks läinud ja neid trahve on rohkem tehtud automaatse kontrolli käigus, siis see võib-olla peegeldab natukene seda liikluskultuuri, mis meil täna on. Vaadates rikkumiste arvu, siis tõepoolest midagi väga muutunud pole. 2024. aastal 89 410, aastal 2025 90 356 rikkumist. Põhjus on hoopis selles, et trahviühik on oluliselt suurenenud. 2025. aasta 1. jaanuarist kahekordistas väärteokaristused. Need karistused, need ei ole karistused, vaid mõjutustrahvid ja hoiatustrahvid, mis mõistetakse kiiruskaameratega, neid esmalt suurendati aastal 2023 ja nüüd ka 2025, ehk siis need on ka võrreldes mõne aasta taguse ajaga kahekordistanud. Tegelikult tapatud liiklusrikkujate arv on jäänud aastate lõikes samaks. Inimesed ei rikku rohkem, karistusmäärad on kõrgemad. Sellest tundub, et liiklejad pole aru saanud, et trahviühik on oluliselt tõusnud ja see pole ka käitumist mõjutanud. Karistuse rangus on üks meede, millega saab tegelikult inimesi panna mõtlema preventiivselt selle peale, kas õigusrikkumisi toime panna või mitte. Aga see on suhteliselt väikese mõjuga meede. Ehk siis mida ma näen empiiriliselt oma tööst on see, et inimesed, kes on saanud karistada, on sügavalt üllatunud, et trahvid on tõusnud, ehk siis see teavitus nendeni pole jõudnud. Seda, kas kõrgemad trahvimäärad hakkavad mõjutama liiklusrikkumiste arvu, näeme me alles mitme aasta pärast. See võib õigus olla selles mõttes, et trahviühik suurenes ja selle võrra ka on summa kasvanud. Kui me vaatame neid erinevaid regioone, siis näiteks Harjumaa vaates ka need automaatse kiiruskontrolli korrad, kui siis menetlusi tehti, siis need tegelikult langesid isegi on. Ehk siis mujal Eestis olid need kohti, kus kohas oli suuremas määral siis trahve tehtud. Seega suurem summa riigi eelarvesse. Liiklusrikkumised on väga korralik eelarve täitja. Kogu oma politseiniku karjääri jooksul pole keegi kunagi küsinud, et kui palju peab trahve tegema. Ennekõike on ikkagi indikaator see, et vigastatuid oleks vähem ja selle läbi siis proovid liiklusjärelevalve erinevaid meetmeid kasutada, et ohutus oleks suurem. Selle vastu on aga vandeadvokaat Indrek Sirk, sest just sellesama trahviühiku tõstmise eelnõus oli selgelt kirjas, et eesmärk on riigi tulu tõstmine. Riigieelarvesse ja riigieelarve strateegiasse kirjutati valitsuskoalitsiooni poolt juba 2023 sisse see, et trahve tuleb kahekordistada. Ja seda just nimelt riigieelarve täitmiseks ja suurendamiseks. Ja see sama eelnõu, millega trahvid kahekordistati, sisaldabki sisuliselt ainult seda sama põhjendust, et riigieelarvesse on vaja raha juurde. Iseenesest on see mõnes mõttes ka arusaadav, et kui sa rikkumisi paned toime, siis võib-olla tulebki sealt raha ära võtta. Tõsi on see, et endised trahvimäärad olid samuti ju ajalooliselt vananenud. Politsei teeb oma tööd edasi, selles osas midagi ei ole muutunud.